Tere hommikust. Hea meel on tulla ja Marika Kose palvel teha üks külalisloeng loodusturismi tudengitele. Ma saan aru, et siin on esimene ja teine kursus. Vastab tõele või? Pärast võite ju ainult kuulata, ehkki ma tahaksin muidugi, et te vaheks ka midagi küsiksite. Aga praegult teeks äkki katset ja et saate korraga ennast näidata, kes saavad näidata ja võib-olla ka midagi öelda niimoodi nagu siin heliga ja siis ma tean, et see toimib. Ma panen endale klapid ka. Minu nimi on Aivar Ruukel ja ma olen siin koos oma kolleegi Algisega. Algis on tegelikult praegult Soomaal. Juttu tuleb siis meie matkafirmast Soomaal ja kuidas on meil läinud 2 aastat, millal teatavasti meil on siin olnud see pandeemia, koroonaviirus, eks ju, ja et sellises olukorras, et mismoodi üks loodusturismi siis ettevõtte tegelikult elanud on, et see on hästi praktiline, tuleb see jutt. Ma proovin siit kohe ka jagada ka. Mul on tegelikult slaidid, aga ma praegu jagaksin lihtsalt meie kodulehte. On see näha, jah? Saab keegi äkki midagi heliga ka öelda mulle? On see näha, jah? Saab keegi äkki midagi heliga ka öelda mulle? Kus see heli käib siin? Mul on vist heli on ka natuke maas. Paneme natuke juurde. Tervist. Ja, kõike on näha ka. On näha, jah, et sooba.com on siis meie leht. Ettekande teen mina, aga ma palusin, kuna Algis on ka vaba hommik, siis tema teab võib-olla isegi paremini, kui te hakkate küsima mingeid hästi konkreetseid asju mingite meie külastajate numbrite kohta ja millistest maadest kui palju ja millistel matkadel kui palju meil käied on. No, mul on siin esimene pilt, peaks nagu sisse juhatama selle minu enda siis selle turismi juurde nagu tulemise, et kuna ma olen juba vana inimene ja ma olen tegelenud üle poole elust nende Soomaa matkadega, siis asi algaski, kui ma olin, eks ju, alles noormees ja 1993. aastal loodi Soomaa rahvuspark, nii nagu te teate võib-olla, et on asutatud ka Karula rahvuspark Eestis, Vilsandi samamoodi, et vahetult peale seda, kui Eesti vabanes. Ja juba tegelikult siis jah, siin aasta varem meie talu, mis asub siis siin Soomaa rahvuspargi servas Naveste kaldal Saarisoo, me liitusime sellise kataloogiga. Taluliit on siis peakorteriga Sakus, nemad siis ka, kui Eesti sai iseseisvaks, siis nad juba siin tegutsesid erinevad, eks ju, põllumajandustalud, aga muu hulgas siis sellise lisategevusena nendele, kes soovisid, et pakuti välja, et võt niisugune bed and breakfast või talumajutus või eks et kõik need turismitalusid hakkasid kohe siis pakkuma ka mingisuguseid lisategevusi, mida keegi siis, eks ju, ja meie puhul ka, kuna see rahvuspark tehti sisuliselt, ma ei tea, järgmisel aastal, eks ju, kui me olime puhastanud koos emaga toad ära ja hakanud nagu majutust pakkuma 2 toas, niisugune pisike, siis tegelikult see kujunes põhiliseks ja on nagu siiani põhiline, et me teeme loodusmatku jõgedel kanuudega. Siin on siis näha ka, et 95 tegelikult kevadel, kui me alustasime veematka hooajaga ja esimese sellise seltskonnana, kellega ma lõin ka suhted, olid ajakirjanikud, kuna tol ajal oli see üsna tundmatu kant. Soomaal traditsiooniliselt mingisugust turismi käinud ei olnud, kui te näiteks ka seda taluliidu turismitalude väikest skeemi siin näete. Ta on pisike, aga põhimõtteliselt te näete, et seal on need talud või need niisugused ikoonid on siis hästi tihedalt on Võrumaa ja Tartu ja Lõuna-Eesti, siis saarte peal on midagi ka, Lahemaa kandis on seal ka, aga siin Pärnumaal need 2 tükki tol hetkel oli. Ja see vasakul üleval pilt tegelikult kujutab seda, et ma 91, siis aasta veelgi varem olin Rootsis koolis ja augustikuus just sel ajal, nendel päevadel, kui toimus siis
Moskvas putš, siis ma korraldasin tegelikult nagu elus esimese ekskursiooni, et võikski siis öelda, et sel aastal mul täitus 30 aastat giiditööst, et see oli siis väike õppereis 3 päeva, kus 20 Rootsi noort talunikku sealt talunike koolist tulid vaatama Eestis põllumajandusettevõtteid, neid väikseid uusi talusid, vanasid juba nagu vaikselt hinge heitvaid kolhoose ja käisime ka looduslikult kaudses kohtades, sealhulgas ka Soomaal, mis sest, et seda rahvuspark veel ei olnud. Et see foto on niisugune ajaloone, kui me sõidame siis tagasi Võrumaalt läbi Tartu Tallinnasse, et jõuda ilusti praami peale, Tallinn-Stockholmi praami peale ja siis Pihkva dessantikud parasjagu tulevad Tallinnast tagasi, et nad olid sinna mõned päevad ennem kohale sõitnud, sellepärast et teletorni juures teatavasti oli seal üsna just ärevad hetked. Õnneks läks ju Eesti jaoks see paremini, kui võib-olla siin meie lõunanaabritel ja ühtegi inimest surma ei saanud nende ärevate sündmuste kõigusega. Aga vahva fakt on ju siis, et see 20 minu esimesed kliendid, nad tulid nagu Nõukogude Liitu ja siis seal teisel päeval kuulutati välja Eesti Vabariik ja nüüd me siin sõidame juba tagasi siis ja lahkume nagu siis vabast Eestist. Nii palju siis päris alguse kohta ja siin on siis näha ka, et üsna seal tegelikult siis aasta isegi varem, enne kui ma need kanuud ise soetasin, siis me saime siit Pärnust, kus kohas sellist mudelit kanuud tehti siis ja need olid Eesti esimesed, et tegime mõned testisõidud läbi mööda neid jõgesid. Need jõed olid tegelikult mulle nagu varasemast ka tuttavad, sest et olime nagu koolipoistena keskkooli ajal kummipaatidega nagu enda hobiks nagu need läbi matkand. Ja samuti on selle pildil siis siin näha niisugune ajalooline nagu kanuu, tegelikult Soomaal kutsutakse seda lootsik. Täpsemalt on siis see ühepuulootsik, ehk neid siis tehakse jämedast haavatüvest, niimoodi õõnestatakse ja aetakse tule peal laiali ja tänu selle puuliigile või selle tõttu on siis tal ka niisugune paralleelne nimetus on haabias, mille järgi ta võib-olla Eestis on tuntud. Ma tulen selle juurde natuke tagasi ka selle jutu käigus. Ja siinkohal ma siis küsiksin ka teie käest midagi, et Soomaa on siis siin näha ka, et kuidas teda on esimesena nimetatud, et või jaotatud Eestit ja Eesti kaardile Soomaa esimest korda tekkis. Mitu aastat tagasi see on, mis te arvate, et tahaks teie lihtsalt pakkumisi ja kontrollida, et teie kohalolu, et pakkuge lihtsalt, et mis aastas see kaart on? No nii, tudengid. Mingit numbrit võite ikka pakkuda? Kas tõesti kellelgi ei ole mingit teada arvamust? Ahhaa. Kristiina, aitäh sulle. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et tegelikult ma ei oska üldse pakkuda, et ma oleks öelnud mingi 200. Tegelikult on 100 ja ühesõnaga järgmisel aastal saab 100 aastat, kui esmakordselt siis tulid Eesti kaardile sellised piirkonnad nagu Lahemaa ja Soomaa, mis tänasel päeval on siis mõlemad rahvuspargid. Lahemaa muidugi juba 70-ndatel sai rahvuspargiks Nõukogude Liidu esimesena. Kas see aasta või eelmine aasta tähistati 50 aasta juubelit? See aasta tähistati vist, jah. Nii et tegelikult siis... 71. Just. Aga see kaart, ma jagan nüüd ekraani tagasi, see on siis selline töö, mille koostas, selle all on see nimi ka, saate lugeda, Johannes Kaaber-Kaano, ta oli Tartu Ülikoolis, oli geograafia professor esimene ja jagas siis Eesti nagu loodusmaastikeks. Tal on need mitmed erinevaid kihte kolmes mingisuguses 3D kriteeriumide alusel, aga siis just sealt siis tulid niisugused nagu toponüümid.
sest et noh, niisuguseid maakondi pole kunagi olnud, niisuguseid kihelkondi, aga see on siis puhtalt selline loodud nagu nimetus. Algis, nüüd me vist kuuleme sind, Algis. Kuule, vist jah. Väga hea. Ja. Nii, aga teeme siis tagasi selle slaidi suureks. Läheme vaikselt ajaloost edasi. Siin on siis näha 93. aastal, kui rahvuspark loodi. See on siis jämedam joon siin keskel, et ta jääb siis nii Pärnumaale kui Viljandimaale suurem osa. See suhtarv on äkki mingi 40-60% on nii Algis või? Ei, viiendik on Pärnumaal. Ainult jah, nii et 20-80 isegi. Ja ühe korra on ka nagu laiendatud teda selle 93. aastal, et ta on nagu natuke suuremaks läinud. Täna on siis jämedalt 400 ruutkilomeetrit. Nii et võite kujutada ette mingid ruut, kui see oleks ruut, siis oleks 20x20 kilomeetrit. Ja selle punktiiriga on näha enam-vähem seesama ala, mida siin ka selles maastikujaotuses 100 aastat tagasi Kraanö lõi ja ka hiljem siis geograafid on veel üritanud seda määratleda, on siis selline autor nagu Arold, kes on ka maastik hiljem jaganud. Aga tänaseks päevaks on siis see enam-vähem selline koostööpiirkond. See kattub siin ka Liider tegevuspiirkonnaga suhteliselt suures osas, Liider piirkond on natuke laiem, aga kogu see 2 maakonnas asuv selline koostööpiirkond, see jääb siis Rohelise Jõemaa koostöö kogu, mis on Liider organisatsioon. Nii et tänu sellele Liider organisatsioonil siis ka selles piirkonnas praegu turismi nagu arendatakse, ütleme, avaliku sektori poolt. Ja siis Visit Soomaa siin all nurgas, see on siis selline leht, mis kuulub MTÜ-le Sooma Turism, kus on üks paarkümmend ettevõtjad, kes siis selles piirkonnas tegutsevad. Üle poole nendest vast majutajad, aga päris palju on ka matkakorraldajad, nii nagu meie ettevõte. Ja keegi tahab midagi öelda? Ei tahtnud. Et siis see kindlasti ei ole teil uudis, aga Eestis on siis 6 rahvusparki ja ütleme tegelikult alates sellest päris algusest kuni tänaseni see staatus, et me oleme nagu rahvuspark, et me tegutseme oma matkadega siin Soome rahvuspargis, et see on meile tegelikult väga suur nagu tugevus või nii-öelda nagu turunduses selline argument ja eelise. Et eriti, mis puudutab väliskülastajaid, siis kui kuhugile reisitakse, siis ikkagi tavaline, juhul kui inimesel on loodushuvi ja tahab näha mingit looduspaiku, siis otsitakse, aga millised on selles riigis, kuhu siis minnakse, need rahvuspargid ja et mis seal siis on näha või missugused rajad seal on või missugused teenused on või kus saaks siis seal rahvuspargi piirkonnas ka ööbida või süüa ja muid asju. Siin on natuke veel erinevaid aastaarve, et tegelikult juba ennem kui siis Nõukogude Liidu ajale ornitoloogia ühingu kaudu, eks ju, Eesti on kuulunud sellise organisatsiooni nagu BirdLife, mis on siis rahvusvaheline selline linnukaitseorganisatsioon ja siis enamus Eesti suurematest soodest, sealhulgas siis Sooma, kuuluvad siis tähtsate linnualade hulka. IBA on siis selline nagu võrgustik. Mitte, et see meile võib-olla igapäevaselt midagi väga palju tähendaks, aga muidugi linnuhuvilistele ta ütleb, et aha, et siin neid mingisuguseid siis soodes või üldse sellisel soomaastikul, metsade maastikul pesitsevaid liike võib leida. Hiljem siis veel järgmine siis Ramsari konventsioon, mis on siis märgalade selline rahvusvaheline kokkulepe, märgalade kaitse. Ajalooliselt nad selle linnukaitsega on üsna tugevalt seotud. Ramsar tähistas 50 aastat nüüd, et see on nagu selline ka globaalne. Ja natuke nad ka ikkagi promovad turismi, nii et ka mingisuguses mingisuguses Ramsari sellises märgalade turismi siis väljaandes on Sooma kohta artikkel ilmunud siin 10 aastat tagasi. Siis Euroopa looduskaitse direktiivi Natura 2000, kuhu teilt kõik Eesti kaitsed kuuluvad, siis on siin ehemärgis, võib-olla te olete juba kuulnud ja igal juhul sellest teil tuleb nagu juttu seal selles selle loodusturismi õppe jooksul, kui te seni pole olnud.
ja siin on siis aastal 2009 Soomaa liitus sellise siis võrgustiku nagu PAN-Parks, mis ühendas siis Euroopa põlislooduse rahvusparke. Ma ütlesingi, eks ju minevikus, tänaseks seda organisatsiooni enam ei ole. Samal aastal siis ka võideti Edeni auhind on ju. Ja siis mul ei ole siin praegu, aga ütleme, PAN-Pargi sarnane organisatsioon on Europarka, mis ei ole siis ainult põlisloodus, vaid on mis iganes kaitsealad, rahvuspargid Euroopas ja siis turismivõrgustik nendes kaitsealades. Et sellega me siis oleme siin liitunud tegelikult viimasel aastal, aasta tagasi. Edaspidi mul on mõned slaidid selle kohta ka. Nii, siin on algis ka seal all näha, eks ju, ja hulk teisi inimesi, meie siis giidid, see seltskond oli tegelikult nii arvukas just enne koroonat, et võib-olla vaikselt, kui nüüd rääkida sellest, mis siis teisiti on see, et me korraldame üsna palju nagu matku koos giidiga ja need ei ole siis alati üldse suured grupid, vaid ka kui 2 inimest tuleb, et saab giidiga matka ja enamus sellise teenuse soovid on just välismaalased. Nende arvukus on meil muidugi selle 2 aastaga langenud oluliselt. Võib-olla Algis sa ütledki, et mis meil 2019 oli. Mina ütlen nii palju, et 2019 olid meil pooled kokku välismaalased, pooled olid eestlased. Ja kui võrrelda siis nüüd lõppevat aastat ja eelnevat aastat, ehk siis 2 viimast aastat, siis eestlaste koguarv on enam-vähem olnud sama, aga välismaalased on 5 korda kukkunud. Nad kukkusid siis 2025 korda ja 2021 ei tõusnud see arv, vaid nad on endiselt sellise 5 korda väiksema, ütleme, kogu numbri juures võrreldes koroonaeelsega. Jämedalt on mul vist õigus, Algis või? Kui päris täpne olla, siis enne koroonat oli see välismaalaste arv ikkagi, ma vaatan, just täna vaatasin, 60% on olnud eestlased, 40% on olnud ikkagi meil see välismaalaste osa. Aga tähele tuleb panna seda, et enne koroonat oli see nii, et miks eestlaste osa ikkagi jätkuvalt suur oli see, et kevadel, talvel ja siis sügisel on ikkagi eestlaste osakaal kõige suurem. Ja suvel on välismaalaste domineerimine ikkagi ja tavaliselt viimane suvekuu ehk august oli alati see kuu, kui eestlaste osakaal langes ainult 20%-ni. Ainult viiendik olid eestlased vanasti, nagu ütleme, suve lõpus. Et see on nüüd jah kõik tagurpidi, et tegelikult on siis nii, et eelmisel aastal oli eestlaste osakaal 85% ja sel aastal on 90%. Et sel aastal eestlaste osakaal on veel tõusnud, aga jah, siis põhjus on selles, et see aasta oli talv, et sealt tuleb see. Jaa, ma jõuangi sinna ka, kus ma näitan neid meie tegevusi. Ühesõnaga, laias laastus on eestlaste osa või välismaalaste osakaal langenud 40–10% praegu. Iga 10 on ainult välismaalane, enne oli ikkagi neid tundvalt rohkem. Ja suvel oli see, et ikkagi välismaalased olid domineerivad, nüüd enam ei ole. Siin on üks kook ka nendest riikidest, aga see ei ole 2019, see on mõnigi 2016. Lihtsalt see slaid on mul mingil hetkel tehtud ja üks meie giididest siin, Edu, kes ei ole üldse väga pikka kasvu mees, aga tal on siin just Aasia nagu üks paar, kellega see on üsna tüüpiline, et 2 inimesega koos meie giidid käivadki, eks ju, rabas, sõidavad kaluuga. See on meil selline pikniklõuna on ka selle programmi sees, kokku selline 5 tundi, 6 tundi. Ja siis 2019 oli, see teiste, ütleme, teine on alati olnud Saksamaa, aga mis on 3., mis on 4., mis on 5., 6., 7., et see esi-10, ka seal tegelikult riigid kogu aeg muutuvad. Sõltub näiteks, kui tuleb kuskilt riigist üks suur bussitäis, mis lööb kohe nagu sellise, nagu selle riigi tõstab ette otsa, ütleme, järgmine aasta sealt enaks ei ole. Võtame kas või Taani. Mina võin sulle öelda, mul on alates 2010 riigid järjestikku rivis kõik silmees praegu siin. Väga hea, aga ütle. Et peale sakslasi, jah, oli küsimus. Eestlased, sakslased, 3. koht Šveits 2010. 2011 Soome, 2012 Šveits, vaat huvitavad. 2013 Läti, 2014 Holland, 2015 Soome,
2016 Prantsusmaa, 2017 Läti, 2018 Hispaania, 2019 Soome ja noh, nüüd viimased aastad, seda mul ei ole siin kohe nii kiirelt lahti võtta, aga eelmine aasta Läti ikkagi teisel kohal kui naaber ja sel aastal ilmselt on meil teisel kohal on ikkagi jätkuvalt jälle Šveits, nii et Šveits on olnud auhinnalisel teisel kohal päris tihti. Ja huvitav on see, et meil ütleme 10 aastat tagasi olid soomlased ka üsna kõrgel kohal, siis viimastel aastatel tegelikult nad on ikkagi pigem seal 10. kohal või niimoodi. Jah, sel aastal nad on isegi 1, 2, 3, 4, 5, 6, isegi 15. kohal hetkel. Ja. Aga võib-olla sa loed siis need teised maad ka, kes meil see aasta on? See aasta on siis Eesti domineerib muidugi 9%, Saksamaa, siis tuleb Šveits ja siis tuleb Leedu, aga see Leedu fenomen on muidugi meie ettevõttes, sest mina olen leedulane osaliselt. Ja siis tuleb Austria, siis Prantsusmaa, siis tuleb Tšehhi üllatuslikult, siis tuleb Hispaania, siis tuleb Poola, siis tuleb Holland ja siis tuleb Belgia. Ja siis teisi on vähe juba. Et see on väga naljakas järjekord, jah. Aga Leedu on jah, meil omapära, et minu leedu keele oskuse tõttu me lihtsalt mingisugused Leedu ettevõtteid on rohkem kui teistel võib-olla. Koroona eelselt oli neid riike, eks ju, päritolumaid siis mingi 40 tuuris. Isegi oli 51 vist 2019. Aga nüüd muidugi ei ole me ammu näinud korealasi, jaapanlasi, hiinlasi, austraallasi, uusmeremaalasi, kanadalasi, lõuna-afriklasi ja ütleme kõik need Euroopast välised maad tänu selle reisipiirangutele. Praegu on 31 riiki ainult 50 praegu sel aastal esindatud. Tahate midagi küsida nende kohta? Üldse, ma saan aru küll, ega me oleme ise ka tudengid, mõlemad tudengid ei tahagi midagi tegelikult küsida. Hea on, kui et vaatad, et varsti küll läbi, aga samas see võimalus nagu praegult on, et ega see küsimus ei eksita, et slaidid tulevad edasi ja et lihtsalt ma võib-olla ei pane sealt chatist seda küsimust hästi tähele, et parem oleks, kui ta siis lihtsalt teeks mikrofoni lahti ja pilti ei pea panema, aga öelge nagu oma häälega see küsimus. Millegi pärast helikoha, et siin on mul lihtsalt rida veebilehti, et kui nad tulevad, kuidas nad tulevad, üsna palju ikkagi nad tulevad tänapäeval läbi siis interneti. Veel ütleme nii, et nagu infot saavad interneti kanalitest. On muidugi inimesi, kes tulevad ja nendel on käes näiteks Lonely Planeti siis see raamat ja seal me oleme tegelikult sees üle 20 aasta. On nagu, et tahavad Sooma parke, et seal on niuke ettevõte, kes teeb matku ja et sealt mingi Aabias on ära mainitud ja selliseid raamatuid on ka saksa keeles mitmed erinevad, et aeg-ajalt meile on sattunud siis need raamatute koostajad, sellised ajakirjanikud, ütleme, nagu reporterid või kes, see ei ole tavaliselt mingi ühe inimese koostatud reisijuht, vaid seal on hulk inimesi, kes siis vastavalt käivad mõned maad läbi ja seda infot siis kas koguvad või täpsustavad, eks ju, ka seda Lonely Planetit on aeg-ajalt ikkagi täpsustatud. Prantsus keeles, hispaania keeles, ma olen näinud ka selliseid reisijuhte, ütleme see Euroopa reisijuhid, kus on siis Sooma niimoodi sees. Aga ütleme see raamatute osakaal on ikkagi väike. Küll muidugi on meil päris tähtis on koostöö reisikorraldajatega, mul siin mingil slaidil tuleb ka. Aga jah, et need, kes otse tulevad, ka need võib-olla kõik ei pruugi internetist otsida ja leida, et lähevad turismi infosse näiteks Pärnus ja küsivad seal, et kuhu saab üldse minna, mis teete, aga see on ka aja jooksul täiesti langev trend ja mis on nagu järjest olulisem on see, et inimesed otsivad asju, nagu te isegi otsite oma telefonidest või siis arvutist ja lihtsalt ma mainin ära, et on siis selline leht nagu Eesti turismivärav Puhka Eestis või Visit Estonia, mis on ka mitmetes keeltes, nii et näiteks kui tõlgitakse sinna läti keelde meie asjad, siis lätlane näiteks enda keeles otsides leiab ka selle kaudu just infot ja edasi siis juba meie kontaktid. Siis nagu maakondlikud meie puhul, Pärnu on päris oluline, üldse Eestis, eks ju, Tallinna järel selline, ütleme,
konkureerib siin, eks ju, number 2 peale koos saartega ja Lõuna-Eestiga. Ja siis on TripAdvisor, mida eestlased võib-olla kasutavad vähe, aga välismaalaste seas on see üsna tähtis ja populaarne allikas. Ka võiks öelda maailma suurim turismileht, ütleme, kus on kõige rohkem turismiinfot. Meil on oma Facebooki leht, mis on välismaalaste seas suhteliselt tähtsusetu, aga lätlased muidugi seda ka vaatavad, eriti kui on suure vee aeg ja niimoodi otsivad infot. Ja me isegi ütleme, et vaadake, et meil on Facebookis on jooksvalt värsked pildid ja siis saate kas või näha, et mis meil seal see seis näiteks on. Aga eestlased muidugi on üsna Facebooki rahvas. Võib-olla, et teie põlvkond enam mitte, aga ütleme sellised vanainimesed kasutavad Facebooki palju. Nii et Facebookis siis me ka aeg-ajalt teeme üks värskeid postitusi ja aeg-ajalt teeme ka sellised evente. Ma ei tea, mul äkki hiljem isegi tuleb mõni näide. Ja siis üks asi, mis tegelikult välismaalaste seas ka ikkagi on väga kasvava populaarsega, on Airbnb, kuna seal siis lisaks majutusele on ka niisugune osa nagu Airbnb experience'is ehk siis elamused, mida saad koha peal, kui sa kuhugi lähed ja juba saad sealt mingi selle korteri või majakese, kus sa ööd oled, et siis saad ka mingisuguseid tegevusi sinna juurde võtta, just nagu kohalikega koos. Et see on natuke meil soikus, et järgmiseks suveks, loodetavasti siin reisimine taastab, on ju, ühelt poolt vaktsineerimine, teiselt poolt, eks ju, et üldse, et inimesed nagu harjuvad selle asjaga, et ilmselt ei hakka käima need samad sihtgrupid täpselt, kes meil käisid, vaid mingid vanuse struktuurid, asjad muutuvad, aga pärast ma tulen, vaatan, kuidas meil see aeg jääb, aga siin on võimalus, et ma näitan teile ka natuke trendide slaide päris lõpus, et selline muidugi trend, et selle pandeemia tõttu, eks ju, ja selle kartlikkuse tõttu siis otsitaksegi siis, et reisida tahaks ikka, kes otsitakse enamgi selliseid kohti, mis on kuskil looduses, kuskil eemal nagu paljudest turismimassidest ja ütleme sellised, mitte ainult, eks ju, meie ja mitte ainult Sooma, vaid kõik Eesti loodusturismi pakkujad võiks nagu tulevikus ka välisturult selles mõttes võita. Ja siin on muidugi Instagram veel, mida me võib-olla väga hästi ei tee, Facebooki võib-olla teeme paremini praegu. Booking.com, seal, kuna meil majutust ei ole, seal ei ole see võib-olla nii oluline, aga üldiselt on meil oluline koht, kust me klienti saame, sest et selle Sooma piirkonna majutajatega me teeme koostööd, osadega nendest tihedamalt, osadega hõredamalt, aga igal juhul, kui nemad saavad siis tellimusi läbi Bookingu, siis seal on mingit infot on ikkagi selle piirkonna kohta ja teine asi, et kui nad on ära broneerinud, siis nad hakkavad küsima sellelt majutajalt, et mida veel teha saab. Et ütleme see siis meie põhiline kohtumispaik on ka siis Riisa külas, Sooma puhkeküla on selle nimetus, vana nimega Riisa Rantso, et nende puhul paljud kliendid, kes siis Bookingi kaudu tulevad ja võtavad kõigepealt majutuse, siis nad võtavad pärast selle meie mingi matka ka. Ja siis on siin Google'i My Business või ütleme, nüüd on siin muutub see asi, mis ilmselt veelgi oluliseks muutub, aga selle asja on Google Things to do ja et seal on sellised huvitavad arengud, mis on just nagu võimaldavad erinevaid elamusi paremini pakkuda. Aga siin on siis see üks näide meie partnerist. Sellised on meil veel mitmed Leedu firmad on näiteks ka, kes toovad siis just prantslasi või sakslasi või Aasia inimesi, eks ju, Baltikumi kombineerivad Leedut, Eesti ja Lätiga ja meie käest siis võtavad mingisuguse sellise poolepäevase või komponendi sellesse oma reisi. Neid on meil mingi 10 lausa Leedust, aga see näide siin on küll on siis Saksamaa firmalt, üldse Saksamaal nagu ainuke, kes on spetsialiseerunudki Baltikumi reisidele, nimi on siis Maare Baltikum Reisen ja selle omanik on tegelikult Eesti päritoluga, ongi eestlane, aga elab Saksamaal eluaeg. Ja siin on üks näide sellisest tema tripist, kus siis tehakse Eestile ring peale, sealhulgas siis Soomal oleks paar päeva. See mees on siin ITB messil Berliinis, istume laua taga siis, kui koroonat veel ei olnud, sest et nüüd eelmisel aastal see jäi ära ja sel aastal see on alati märtsikuus, see on maailma suurim reisimess ja ma olen seal ikka ise selle 25 aasta jooksul äkki mingi 7-8 korda kindlasti käinud ja tundub, et edaspidi käin iga aasta, et kui üldse kuskil käia mingitel messidel, siis see on selline koht, kus kohas tegelikult just erinevates nišides, sealhulgas siis selline loodusturismi nišš, et üle maailma kõik tegelased on nagu koos. Ja
jah, see internetimüügis osa on siis sellised online, eks ju, reisibürood või OTA, online travel agency, sealhulgas ka TripAdvisor ise on üks selline, selle kaudu meil see üht-teist on ka ikka tulnud, siis on niisugune Get Your Guide, mingi Saksa, päris suur maailmas, aga meile oleme sealt üksikuid saanud ainult müüke. Põhimõtteliselt Airbnb Experience kuulub ka enda all, aga need asjad on meil siis kõik ikkagi 2 aastat olnud üsna madal käigul, aga samas ilmselt on see kanal ja selline viis, siis, mis kuhugi kao, vaid pigem kui rohkem nüüd vaeva näeme, siis järgmisel suvel juba ja edaspidi, et see muutub nagu, nende osa siis kasvab, kes niimoodi saavad otse osta kodust lahkumata, nii nagu nad ostavad lennupileteid. Te ise ka, eks ju, kui te kasutate kas või bookingid, siis te ei pea ju kuhugi helistama või kirjutama, vaid te lihtsalt vaatate kalendrist need vakantsus ära ja siis hopp, vajutate sinna peale ja panete oma krediitkaardi, eks ju, andmed ja ongi teil see nagu olemas. Et selline viis siis just nagu loodusturismi või ütleme erinevate elamuste, mingite tegevuste müügis tuleb. Siin on nagu üks punt siis sellest Soomaa turismi nagu võrgustikus MTÜ Soomaa turism oleme siin Riia messil, nii et et niimoodi piirkonnana me oleme Tuurestil ja Riias käinud enne koroonat, nüüd nendel 2 aastal enam mitte ja paistab, et ka see aasta näiteks Tuurestile just ei minda, et ei tunta nagu vajadust või selle füüsilise käimisel. Ja siin on üks trükis ka, mis siin on mõned aastad tagasi viimast kord välja antud, aga annab teile võib-olla aimu, et need ettevõtjad on just siin piirkonnas laiali, et rahvuspargis sees on neid ka, aga enamus ongi võib-olla laiali mööda seda piirkonna. Nii, mis me siis teeme, eks ju, kõige kesksem on kanuumatkad, et mis on tegelikult algusest saadik olnud võib-olla ka põhiline selline tegevus, mille pealt me teenime raha, et selline tavaline asi on just renditeenus ka, et ei peagi keegi kaasa minema, vaid me korraldame selle kohaliku transpordi, kui nad tulevad kuskile, siis nad ei sõida ju üles-alla enamasti, vaid sõidavad punktist A punkti B, et selline kohalik transport on alati selle teenuse sees ja siis juhendamine, et Soomaa eelis ongi võib-olla see, et need jõed on turvalised, et mingid seikluse otsijad võib-olla on natuke ka siis otsivad võib-olla mingid kärestikulisemaid jõgesid, mida siin Soomaal ei ole, aga sellised, kes natukene võib-olla hirmul, et kui kergelt see kanuu ümber läheb, et siis on nagu hea paik, kus teha nagu tutvust sellise liikumisega. Algis mainis ka, et Šveits on meil üleval, et kui ei oleks olnud seda 2 bussitäist šveitslasi, mis oli siis üks selline kanumatk, siis nad ei oleks meil nii kõrgel kohal see aasta. Just. Ja siin on siis juba nagu muu, nagu on niisugune talvine, need pildid on siis ühelt luhalt, mis on siis selline jõeäärne heinamaa ja paar päeva on nende 2 foto nagu vahe, et need luhad siis ujutatakse üle kevadel, mis on siis selline Soomaale iseloomulik aastaaeg, 5. aastaaeg või üleujutustaeg, aga üsna sagedasti, võiks öelda, et sama sagedasti kui kevadel, eks ju, kui tulebki, ma ei tea, märtsi lõpus, aprillis soe, eks ju, kevadine aastaaeg ja kõik see jää ja lumi sulab ära ja on kevadine jäämine äkkiledel, et sama sagedasti on tegelikult ka talvised ujutused, ehk siis talv on meil ebastabiilne ja hakkab peale millalgi, eks ju, siin aasta vahetuse kandis siis jaanuaris või veebruaris või kuskil tuleb paar nädalat sooja ilma ja juba tuleb vesi jälle ülesse, ehk siis see ujutus või 5. aastaaeg tuleb nagu keset talve ja siis võib juhtuda see, sagedasti seda ikkagi ka on, mitte iga aasta, aga mõnel aastal mitu korda isegi, et see jäätub ära, see ujutus ja siis tekivad sellised toredad looduslikud liuväljad. Mis kutsuvad kohale ka uisutajad, uisuasjaga me seni oleme tegelenud hästi vähe, meil on mõned paarid enda jaoks, aga me ei ole seda välja pakkunud, et võimalik, et me laiendame, kui peaks tulema head olud. Aga mis meil siis on 40 vist tõukekelku, ja et me siis teeme selliseid tõukekelgu sõite koos jällegi giidiga või ka see, et põhimõtteliselt ega seal väga eksida ei saa, et saab ka seda siis minna omapäi nagu põhimõtteliselt rentida.
see sama 5 aastaaeg siis jah, et mis on nagu mitte meie poolt välja mõeldud mingi selline turunduse sõnum. Me küll kasutame seda turunduses, aga see on nagu kohalik kõnekäänd ja see siis kõlab pikemalt nii, et meil on siin 5 aastaaega kevad, suvi, sügis, talv ja suur vesi ja siis see suur vesi võib kattuda ükskõik millise 4 tavalise aastaaega. Suvised ongi kõige nagu haruldasemad, et need eeldavad siis ikkagi 3-4 päeva vihma, veel parem kui nädal aega ja võib-olla niisugused korralikumad ujutused, et need tulevad siis 1-2 korda 10 aasta jooksul, ütleme niimoodi 5 aasta tagant 10 aasta jooksul paar korda. Et siin on näide, see on siis Tõramaa puisniidult, kus siis just august vist on siin või. Ühesõnaga seda aeg-ajalt tuleb ette, et saab ka suvel sõita ja tavaliselt suvised on muidugi ka lühemad ja kuna rohi on kõrge, siis seda enam seda niimoodi kasutada on seda keerulisem isegi kui talvele. Seda aega niimoodi matkade pakkumiseks selle perioodil. Ja me teeme natuke mingid nissi asju ka, näiteks välismaalasi huvitab see eestlaste koriluse kultuur, et ütleme seente ja marjade korjamine, et üldse on meil nagu lisaks mustikatele veel pohlad ja sinikad ja murakad ja pukemarjad ja et see on nagu jõhvikad ja see on nagu nendel huvitav, et neid saab maitsta ja siis seentega sama asi, et eestlastele me seenemat kui teie, sest ega eestlased ju tunnevad suhteliselt hästi ka ja meist keegi ei ole niisugune väga seenetundja nagu eriliselt. Et teame oma 10-20 liiki, aga sellest välismaalastega koos metsa minemiseks ja sealt midagi ärakorjamiseks piisab. Aga siis oli parasjagu jah ujutus ja ma mäletan, et kui see, sa ei tea, mis selle mehe nimi oli või see jänki? Ei tea. Paul Eagles, et tal on nagu meeletult igasuguseid turismi ja just loodusturismi ja rahvuspargi turismide raamatuid ja teadusartikleid. Nii et ta on nagu just selline akadeemik, millist võib-olla Eestis meil kedagi polegi, kuna see loodusturismi traditsioon ülikoolis on nii õhukene alles. Ja siis see Paul tuli siis Ameerikast, just kuna on selle Rauno Väisega tuttavad ja siis ta tegi siin Maaülikoolis loodusturismi tudengitele loenguid ja Pärnu kolledžis ka, et mina nägin ta ainult Pärnu, siis me tulime 2 aastat tagasi just, juba Karoolast oli muidugi juttu, nii et see Paul, isegi me rääkisime temaga seal Pärnust, me saime luuleda, et oi, et mis nüüd ikka saab, et seal Ameerikas ka saavad, ei venda Kanadast, et juba nagu need numbrid tõusid, et kas ta ikka koju saab. Nii et Marika Kose, eks ju, teie õppejõud, kes ka meid siia on komandeerinud, seisab siin keskel, et nagu siis mõned päevad hiljem kuulutas valitsus välja selle eriolukorra, tegelikult need numbrid ei olnudki ju siis väga kõrged tagantjärge tarkusega, kõik me saame seda öelda, aga kuna see teadmatus, et mis ikkagi üldse saab, kui mismoodi see kõik ikkagi viirus levib ja siis selline asi tehti, mis muidugi tähendaski, et ka igasugune välis nagu reisimine kukkus ära, et Donald Trump, kes oli tol ajal siis veel Ameerika president, teatas järsku ühel hommikul, et Euroopa lennud on nagu tühistatud ja osad siis, mis parasjagu õhus olid, need keerasid ringi Atlandi kohal ja sõitsid koju tagasi. Aga üks huvitav asi võib-olla siin, mis teile mainida, ja mis ka Paul Eaglesit palju näinud ja eluaeg, eks ju, loodusturismi teemal uuringuid teinud, teadusartikleid kirjutanud inimene, et teda väga üllatas, et juba siis Eesti lõpus 38-40 aastani meil selline riiklik instituut oli nagu loodushoiu ja turismi instituut, kes andis välja kvartaalset kuukirja ja kuna nendel artiklitel on nagu ingliskeelsed kokkuvõtted lõpus, siis on see nagu üks huvitav asi, ütleme Eesti muu maailma kontekstis, et kui pikk on meil tegelikult traditsioon näha nagu loodust kui sellist turismi nagu väärtust ja sellest toimetamist. Ja selge see, et välismaalas meil siis sel kevadel ei olnud lootagi, lätlasi ka ei saanud tulla, aga eestlasi siiski meil käis ja mis ma oskan öelda on see, et meil käis tegelikult päris palju ka igast ajakirjad, kes just nagu tundsid huvi, et kuidas teil läheb, natuke nagu ka just, et kas siis üldse inimesed liiguvad. Mäletatavasti tegelikult ju Eestis
maski kandmine õues ei muutunud kunagi kohustuslikuks ja samuti liikumist kuidagi ei piiratud looduses, nii et tegelikult jõudsid ka matkaradadele palju rohkem inimesi kui kunagi varasematel kevadetel. Ja samamoodi neid jätkus ka siis anuusõitmisele siin, mis TV3 teeb sarja, kus Edu räägib, meie üks giid siis räägib, kui tähtis on immuunsüsteemi nagu tugevdamiseks ikkagi just värskes õhus käia ja siin Mehis räägib looduslikest mingistest söödavatest taimedest, undinu ja juurikat vist andis maitsta ja siin lapsed korjavad enesekapsast ja mis me siis nagu selle turunduse mõttes tegime, oli see, et ei olnud lubatud, eks ju, suured grupid, aga oli lubatud 2+2 ja omas nagu mullis, ehk siis, et ühe oma perega või kahekesi paaridena ja et siin on siis üks näide selle aprillikuisest nagu Facebooki postitusest. Mis sulle meenub Algis sellest ajast? Suur vesi oli tegelikult täitsa ilus, aga meil ei käinud üldse palju inimesi, eks ole? Ma tahtsin kommenteerida seda üleujutuse esinemist, et üleujutusi tegelikult kõik teavad, et just kui ainult kevadel on. Aga sa ütlesid, et sügisene ja nii edasi ja siis ma tegin vahepeal kokkuvõtte, et rahvuspargi ajaloost, millal nad esinevad. Et mis kuudel on kõige suurem tõenäosus Soomale tulla üleujutust näha. Et sa võid pakkuda, mis kuu on kõige tõenäosem. Et on Soomal üleujutus või? Jah. No, see on üsna loogiline küsimus. Ma ütlen, et ongi praegu ehk november. Kusjuures ei ole, ikkagi kõige loogilisem oleks pakkuda kevadet ja nii see on. Et on olnud siis võrdselt nii aprill, märts ja üks kuu on veel, millal on olnud üleujutus. Lisaks aprillile, märtsile siis täpselt sama palju on üleujutusi olnud ka jaanuaris, okei. Ja siis need 3 kuud, see jaanuar on küll huvitav, et ma ise selle peale poleks tulnudki. See on see, et just ikkagi need samad ebastabiilsed talved ja see sula. Aga tegelikult see on praegu, nii on ju viimased talved, aga enne seda ka nendel talvedel oli jaanuaris üleujutusi. Selle põhjus on jaanuari üleujutusi, põhjus on lihtne. See on see, et sügisel hakkab sadama, see november, detsember. Ja siis esimene lumi sajab näiteks seal jõulude ajal ja tihti ta sulab ära ja siis jaanuariks ongi see vett on üsna palju nagu kogunenud. Ja selle tõttu meil need samad jääväljad, mis sa räägid, see ongi see jaanuari üleujutuse tulemus tegelikult. Muidu meil ei olekski seda jääd saadaval. Ja siis tuleb natuke allpool, natuke kehvem seis, millal siis on vähem üleujutusi, aga ka väga tihti on nii mõlemad kuud on võrdsed olnud, november, detsember. Nii et tervelt siis 5-6 kuud on need üleujutuskuud. Kõige vähem on olnud juulis on ainult ühe korra rahvuspargi ajaloos üleujutus. Ja augustis paar korda? Juunis on ka väga vähem, paar korda olnud ja mais on olnud ka millegipärast ainult 3 korda ja ka septembris ja augustis on vähe. Et oktoobris on juba rohkem ja veebruaris ka. Võiks öelda niimoodi, et tegelikult on nagu 2,5 aastat, on kuiv pool aasta maist kuni oktoobrini ja siis on oktoobrist aprillini on märg pool aasta. Jah, no oktoober pigem veel ei ole, ta kogub seda vett, et november, detsember, jaanuar on siis sügistalvine ja kevadel on siis jah, see märts-aprill. Aga üldiselt on jah, kevadisi siiski napilt rohkem, et sügisesi on nagu vähem, aga üsna võrdselt siiski. Nii et jah, kokkuvõtteks sügisene või kevad-talvine, kuna talved ebastabiilsed, ei saa kevadist rääkida, sest jaanuaris on sama palju tõenäosest näha üleujutust külmund või mitte külmund kujul kui kevadel. No see üldiselt see koroona aeg ongi olnud siis selline aeg ka, kus eks ju paljud inimesed turismisektoris on olnud tegelikult päris nukras seisus ja koondamis on palju ja kaotatud ikkagi töökohti sellises hotellides, restoranides, spaades, reisikorraldussektoris, eks ju. Ja
ei saagi võrrelda mingi Tallinna vanalinna, eks ju, toitlustuse, suveniiri, majutuse äri ja siis neid, kes me oleme mööda Eestimaad laiali mingi loodusturismi äri. Aga et mis ikkagi paljud on sel ajal ka teinud, ongi just, et mõelnud siis, et mida nagu veel nagu arendada ja kuidas ja noh, meil juba hakkas see protsess siis selle ühepuulootsiku UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse taotlemine hakkas juba ennem pihta. Nii et see tegelikult on olnud nagu see aeg, kus on nüüd selle kulutusele vormistamisele. Et ma ennem mainisin ka, et niisugused paadid siin on, sama üleõõtuste siis fenomen, eks ju selline, et meil on nagu regulaarselt on mingid sellised ajad, kus kohas, noh, kui mõelda natukenegi tagasi, ütleme, enne teist maailmasõda või 100 aastat tagasi, siis inimesed ju elasid paikselt oma taludes, põhiliselt tegelesid, eks ju, loomapidamisega, taimekasvatusega, metsandusega ja noh, reisisid nagu kuskile linnadesse harva ja see kohalik elu oli väga nagu siis paigakeskne ja kui seal on ümberringi ujutus, siis on vaja mingisuguseid nagu veesõidukeid selleks. Nii et see ühepuulootsik, mis on nagu hästi ajalooline, hästi vana, eks ju, oma tüübilt, ta on nagu sellises keskkonnas nagu siis selline ujutuste kant siin on nagu olnud hästi praktilise väärtusega. Nii et no ütleme, ta on see osa sellest kohalikust, eks ju, eluolust ja noh, inimeste nagu pärandist ja nii siis see mõte on nagu idanenud, et teda sinna nimistusse taotleda. Sellele eelnes siin see, et Eesti nimistust ja sai, ma ei hakka need linke mängima, sest et päeva vaatage, et aega meil on nüüd jah, mingi 40 minti veel, et pärast need slaidi peate võite ise klikata. Igal juhul minu enda siis osalus selles on sama vana kui kogu see matkade korraldamisega, et kui rahvuspark tehti ja kui ma need esimesed kanuud ostsin seal ja kui see asi nagu hakkas rullima, siis kohe tekkis ka mõte algselt koostöös Eestimaa Looduse Fondiga, kes tegi ka siis eeltöö Soomaa nagu loodus- ja kultuuripärandi kaardistamise osas nii-öelda inventuuri, mis need väärtused on ja esitas selle ettepaneku Keskkonnaministeeriumile, et luua selline rahvuspark. Tol ajal ju mingit Euroliiduga polnud mingit pistmist Eestil, need niisugused tegevused käisid siis siin Põhjamaade või Hollandi ja muude selliste riikide loodusfondidega ja looduskaitseorganisatsioonidega koostöös. Ja noh, ma olin ju näinud neid ühepuupaate juba ka lapsena, eks ju, et siin-seal neid taludes ja siis selle sama protsessi, et nüüd hakata turismiga tegelema seal ja et see rahvuspark tuli, siis läksime siis selle keskmise mehe Jaan Rahumäe jutule, et vot niisugune mõte, et võiks neid ühepuulootsikuid ehitada mingil sellises suvises laagris. Nii et aastatel 96 kuni 2005 suvel toimusid seal samas Saarisuu talus siis need ühepuulootsikute ehitamise sellised kursused, nädal, poolteist ja selle nädala pooleteise jooksul siis said ka need enamus nendest tüvedest, eks ju, mis selle siis maas olid, said nagu lootsikud tehtud. Ja kohe esimeses laagris selgus, et tegelikult Jaan oli natukene väsinud meie päris suure portsu noorte inimeste nagu juhendamisest, et kutsuks Jüri ka appi. Ma ütlesin, kes see Jüri on, et Jüri oli tegelikult tema naaber olnud Tipukülas keset Soomaad, aga elanud juba mitukümmend aastat nagu pardist väljas, nii et siis nagu samaajalised mehed, nad olid umbes tollal siis 70 aastat. Ja vasakul pool pildil on siis mees, keda ma ei ole kunagi kohanud, aga kes oli omakorda nende õpetaja. Nii et nüüd on siis nagu järgmine põlvkond, eks ju. Mina olen nüüd üle 50, et samamoodi me otsime, et loodetavasti tuleks äkki peale siis selliseid nooremaid inimesi, kes neid ühepuupaate tulevikus edasi teeks. Ja need ujutused ja siis Soomaa, eks ju, külade lugu, et see on tihedalt nende ühepuupaatide tegemise ja kasutamisega nagu siis seotud. Ehkki jah, inimesi elab siin nüüd muidugi tunduvalt vähem, eks ju, ja samuti ei ole nendel lootsikutel enam mingit sellist praktilist vajadust nagu omal ajal oli, sest et ammu on nagu plastpaadid ja metallpaadid ja muud sellised poest ostetavad võimalused. Aga jah, et siis selle 5 aastaga, mis ilmselgelt ongi Soomaa kõige
nagu erilisem ja huvitavam, eks ju, selline aspekt ja nagu bränd on ju, siis see lootsik nagu on osa sellest või haakub sellega väga hästi. Lihtsalt üks foto siin Algis, kes on siis ka loodusturismi seal lõpetanud, nii nagu ma isegi see kursuse, kus te pealt käite, et tegi ka oma siis bakalaureuse töö üleujutuse turismi teemale. Ma ei tea, äkki ütlete 2 sõna selle kohta ka, meil nii kiire ei ole praegu, ma vaatan. No, mina võin vaid öelda, et ma sain tulemuseks A++. Et võtke eeskuju. aga miks ma sain, oli see, et öeldi, et lihtsalt, et töö oli väga praktilise väljundiga. Et alguses ma läksin tegelikult selle peale välja, et teen täitsa sellise analüüsitöö, et võtan mingid numbrid ja ongi nii lahe, et küsisin sealt Eesti ilmateenistuselt need numbrid, et meil on 100 aastat varsti täis seda vee mõõtmist. Ja siis töö käigus ma mõtlesin, et pigem see on nagu igav, et lähed arhiivi ja otsid sealt midagi, et noh, mis see ikka on, praktilist väljundit vaja ja siis tuli mul mõte, et peaks tegema sellise lõputöö, et sellest oleks ka tulevikus kasu või klientidel kasu, mis iganes. Ja siis minu töö pöördus sinna, et teha selline töö, millel oleks nagu praktiline väljund, et siis üks osa tööst oli selline, kuidas visualiseerida seda, et kuidas jätta mingi märk maha sellest veest või siis sai tehtud fotonäitus Sooma keskusesse organiseeritud. Ja siis sai panna radadele need veekõrgusmärgid, et millised üleujutused just käisid siis, et märgid ja fotod, et siis kui suveli külastaja tuleb, siis ta saab foto pealt vaadata, et ahah, et näe, samas punktis on nii kõrge vesi olnud. Ja põhiväljund oli siis selline oma initsiatiivne selline odav projekt, et tähistada radametsas, et paar oksa või puud ära võtta ja riideribad puu otsa ja oligi valmis, oli kanuurada, kuidas läbi metsa sõita. Et me sõitsime küll vanasti ka, aga me ei kunagi märgistanud seda, see oli siuke giidide salavärk on ju. Aga nüüd sai see ära märgistatud ja see läkski sinna töösse ja see on meil populaarne, et see võimaldab nagu suunata inimesi mingile rajale ilma, et see giid kaasas oleks, aga kui mass on suur, siis giide nagunii ei ole. Nii et põhiväljund oli selline kanuurada metsas, et otseselt neid linte ju piltidel näha ei ole, aga tegelikult kui sa sõidad, siis nad on pandud nii paraja vahemaaga, et sa näed järgmist. Kui sa jõuad lindini, siis sa näed juba järgmist. Või siis on lihtsalt mingi pikem sirge või selline, kus ei vaja tähistamist, aga reeglina on mingid märgid või viidad. Nii et selle tõttu selline praktiline lõputöö, ma arvan, et kui nüüd igaüks võtaks eesmärgi, siis saab ikka kiita ja saab kõrged punktid, et noh, millel on aastaid veel pärast kasutus. Võt. Ja, et see just, et üleujutuse ajal kanuuga minna metsa vahele, see on see tegelikult, mida inimesed tahavad ja just ka lätlased, kes meil nagu päris palju käivad ka otsima seda, sest et kui jah, vaatame kas või nüüd jälle mul klahvid ei liigu. Midagi. Nüüd hakkasid liikuma, et kui te vaatate seda pilti, et väga uhke muidugi, sest et siin on just see, et ujutus on ka majade vahel, aga et ta jõuaks nagu majade vahele eluasemete juurde, siis selleks on ikkagi vaja päris kõrget vett, mida nagu viimati olid sellised aastad, olid jah 2010, 11, 12. Nüüd ka me mõtlesime, et ei tea huvitav selle eelmise talve järel, mis oli suhteliselt lumerikas, et kas võiks midagi sellist jälle tulla. No ei ole tükk aega olnud. Väga võimalik, et kui nüüd tulevad jälle lumerohked talved, siis ka sellised ajad tulevad. Aga lihtsalt mööda mingit heinamaad sõita ei ole nagu nii huvitav, et kui sa saad kuhugi ikkagi metsa vahele, siis on see nagu palju põnevam. Lootsiku kohta siis jah, et siin on nagu siis, see on olnud selline mitmeaastane protsess ja lisaks siis selle taotlusele me koostasime mingi 5 aasta tegevuskava ja valisime välja fotod ja Eesti Rahva Muuseumi filmimehed tegid ka üks lühikese filmi, see on kõik nagu selleks UNESCO taotlemiseks, nimekirja taotlemiseks siis kohustuslikud sellised osad. Ja noh, et põhimõtteliselt kui
kes teist on võib-olla päranditurismist rohkem huvitatud, siis on olemas meil ju Eesti nimistu, kus on 120 erinevat mingit sellist kultuurinähtust. Nii et 5 aastat tagasi ka ühepulootsiks sinna kanti ja sealt edasi kuidagi see jätkaski, et tegelikult tal oleks potentsiaalist, et sellest 120-st enamus on sellised kohalikum tähtsusega, aga see ühepuupaadi tegemine nagu suhteliselt ikkagi nagu väljapaistev selline nähtus ka maailma kontekstis ja siin on nagu need asjad, mis meil on hetkel selles kultuuripärandi nimistus ka näha, et Kihnu kultuuriruum, Setode Leelo, siis selline lauluviis on ja siis koos lätlaste ja leedulastega laulupidude traditsioon ja suhteliselt viimase asjana siis Lõuna-Eesti või Vana-Võrumaa suitsusaun. Nii et see ühepuulootsiku asi siis 6 aja pärast kinnitatakse ja kõik märgid näitavad, et mingisugust nagu takistust selleks ei ole, et meie esitatud need dokumendid ja filmid ja fotod ja kõik on nagu heaks kiidetud ja selge see, et ühelt poolt aitab ta võib-olla seda ühepuulootsiku teemat ennast populariseerida ja minu kõige suurem lootus on see, et ehk tekib siis nooremaid mingeid mehi, kes tahaksid seda hakata tegema, kellest võiks järgmised meistrid tulla ja üsna selgelt suurendab see ka terve selle Soomaa piirkonna või Pärnumaa, Viljandimaa piirkonna nagu populaarsust, et nii nagu rahvuspark on võib-olla siis loodusturistidele üle ilma selline huvitav sõna või bränd ise, mis toob tähelepanu, eks ju, nendele siis kaitsealadele, millel see rahvuspargi staatus on, siis UNESCO on ka selline siis bränd või märk, mida väga paljud inimesed ringi reisides nagu otsivad, et on siis olemas muidugi looduspärandi nimistu ja kuhu kuuluvad uhked loodusobjektid ja selline üldse selline materiaalne, nagu näiteks Tallinna vanalinn, aga siis on vaimne pärand, mis on ka ju üks põnev selline võrgustik. Ma hüppan tagasi natuke sinna kevadesse, et jah, see 2+2 oli siis võib-olla meil põhiline selline siis otsus või metoodika või mida me nagu siis teistmoodi tegime, suuri õppimisi on võtta, välismaale ei tulnud ja see 2+2 tilk, ma arvan, et meil oligi niisugune väikene, et ütleme, see möödunud aasta kevad oli ikka üks kõigi läbi selle 25 kevade üks väiksema arvuga nagu kevadisi jõematka nagu hooaegasid. Ja samas jah, meil oli päris palju oli sellist nähtavust meedias, et siin jällegi võite pärast klikata siin see sama Edu Kull, meie giid käis ka selle ERR-iga käis matkarajal ja rääkis seal, kuidas loodusest ikka saab abi ka siis, kui on viirus. Ja siis aktiveerusid ka igasugused, eks ju, need Zoomid, nii nagu me täna istume, et varem oli sellest rohkem juttu, et näiteks siin korraldati selline suur, võib-olla ma ütlekski, et nii suurt loodusturismi sellist võrgustiku seminari ma pole näinud, mida ELF tegi siis möödunud aasta alguses. Ja samuti maikuus tähistatakse rahvusvaheliselt üle-euroopaliselt kaitsealade päeva, siis siin see aasta riik nagu seda ei korraldanud, ehk siis Keskkonnaamet, vaid nad just, kuulge, aga äkki teie giidid tahate teha, nii et tegelikult oli see päris huvitav, et tekkis selline üle Eesti nende kohalike giidide siis selline ühiselt selline kaitsealade matkade siis sari. Siin on parasjagu mingi nõupidamine, keskel on Kaisa Linno Lahemaa turismiühingust, kes seda siis hakkas vedama ja ta on nüüd teil seal Maaülikoolis ka doktorantuuris, nii et väga võimalik, et ta teile tuleb midagi lugema. Et igal juhul siis kuna just see on Euroopa kaitsealade päev, siis mujal Euroopas tehti mingid virtuaalsed seminare või üldse istuti kodus, eks ju, paljudes maades, siis Eesti torkas sellega kindlasti hästi silma, et toimus selle suhteliselt massiivne väikeste kuni 10 inimese matkade siis sari. Ja sama jutt on siin slaidil ka. Kuna meie piirangud olid siis ikkagi oluliselt leebemad võib-olla kui Kesk-Euroopa maades. Ja siin natuke statistikat, see oli erinevad partnerid, Maaülikool sealhulgas on ja RMK, Keskkonnaamet,
loodusturismiühing, maaturismiühing, matkaliit, et selline hea näide. Nii. Ja siin ma samamoodi seda linki võida pärast klikata. Ma räägin hommiku televisioonile sellest kaitsepäeva läbimist. Üks asi seoses selle ühepulootsikuga, et jälle et siis saabus selline reporter ETV Plussist, et ütleme Eestimaa venelasi ka väga ikkagi vähe teenindatud üldse loodusturismi firmad üle Eesti ja samas sellel Vene turule, ütleme siis Eestimaal elavad venekeelsed inimesed, põhimõtteliselt Tallinnas ja Ida-Virumaa, eks ju, eelkõige need linnad. Nad ei teagi suurt midagi sellest, et mida üldse saab teha kuskil Saaremaal või Pärnumaal või Võrumaal, et on olemas mingisugused kanuumatkad ja matka, ma ei tea, mingisugused korraldajad ja kõik see värk. Nii et ma ei ütleks, et meil Soomaal on veel mingi suur areng selle poolest, aga et meil ikkagi käib neid venekeelseid gruppe ja selge see, et kui siis ETV Plussist, mis ei ole nüüd nii ülipopulaarne kanal, aga mida ikkagi ka need Eesti venelased jälgivad, et siis toimus hea reportas. Kusjuures sama siis mees Jevgeni Zavatski, tal hakkas see ühepulootsiku asi seda meeldima, et nüüd järgmisel suvel või aastal, mis nüüd siis praegult otsa saab, et siis ta väntas ka täiesti ühe uue filmi ühepulootsiku teemal ja seoses selle UNESCO-sse saamisega loodetavasti talvel nüüd või uue aasta esimeses pooles tuleb see jõuab ekraanidele. Ja ka selline sari nagu Metslased käis meil läbi, siin on Elina Neitšajeva ühepulootsiga sõitmas. Suvi oli meil üsna sarnane, mis puudutab eestlasi, et võib-olla, et me isegi olime nagu tagasihoidlikumad, sest et kuskil Eesti piirkondades olid ka rekordsuved, just mis puudub siseturismi, sest et paljud ju, kes muidu ka olid arjunud kuskil puhkama mujale, nad nüüd avastasid Eesti erinevaid paiku. Ja teiselt poolt siis need esimesed välismaalased jõudsidki ka ikkagi meile kuskil seal, isegi oli väikene niisugune omavaheline mitte kihlvedu, aga nagu ennustusvõistlus, et kas tulevad enne jaanipäeva või peale jaanipäeva. Mina ei mäleta, kas sa mäletad, millal meil tulid esimesed sakslased või šveitslased? Sel aastal või? Ei, see koroona esimesel suvel. Koroona esimesel suvel. Tegelikult nad tulid alles juulis. Et ei tulnud ikkagi enne jaanipäeva? Ei olnud, jah, seal oli, mul näitab, et 11 inimest käis juunis eelmine aasta. Et see ei ole number. Et nad esimesed tulid juulis ja mis ma tahtsin öelda, et eestlaste arv sel aastal ei tõusnud, natuke tõusis, aga sisuliselt on ta sama. Aga mida peab ütlema, et välismaalaste osa ikkagi natuke kasvas ja see kasv tuli huvitavas kuus. Et see on augusti lõpp, september ja seda näitab ka Eesti üldine turismistatistika, et välismaalaste arv tõusis kõvasti septembris mitmekordselt. Et täpselt samad trendid, mis Tallinnas kuskil on suurtes hotellides, see jõuab siia ka. Et sel aastal see kasv oli sügise poole ja põhjus võib olla selles, et lõpuks said kõik teise süsti kätte või teise vaktsiini näiteks osad, kes Pfizerit panevad. Ja üleüldse, et nagu mujal läks ju hakati riiki avama, meil läks natuke tagurpidi, aga ikkagi august-september oli veel suht helge aeg, eriti august. Eelmine aasta nii ei olnud. Eelmine aasta sügis nagu meil langes see välismaalast osa kukkus täiesti ära mingil põhjusel. Kas siis vist hakati sulgema midagi. Nii et natuke on erinevad, aga lõppkokkuvõttes väga suurt vahet ei ole ei eestlaste ega välismaalaste külastuse osas meil suvehooajal. Peaaegu täpselt sama kokkuvõtteks. Eelmine aasta oli suvel neid rohkem, see aasta oli välismaalas sügisel rohkem, see aasta oli suvel vähem välismaalas kui eelmine aasta kusjuures. Ma jõudsin juba järgmise slaidini, mis me nagu suveperioodil teeme ka on siis sellised õhtused või öised matkad. Need on juba ka ikkagi paarkümmend aastat, eks ju. Saab ka tellida, eks ju, omale grupile, aga selline niisugune muster, mis meil on nagu täiskuu järgi ja siis meie siin üks giidest Edukull juba mitme korda mainida, tema on selline ka kohaliku, ütleme selliste legendide ja muu vaimse pärandi eestlaste suve loodusesse
on mingitesse loodusjõududesse, sealhulgas siis kuukalender ja kuidas ütleme, kuu erinevad faasid mõjutavad inimesi. Nii et need matkad on siis meil niisugused lühemad jõematkad, mille järel toimub selline tunnikene lõkke ümber eduga, kes lööb trummi ja räägib, et mismoodi tegelikult siis kuu erinevad faasid loodust mõjutavad ja meid inimesi ka kui looduse osa. Et see on illustreeriv pilt sellest. Ja üks näide siis veel ka siis nendest korilusmatkadest, et siin on meil tegu välismaalastega, aga see on siis Ameerika saatkond Tallinnas. Et see siis oli ka augustis. Ja räätsamatkad on ka üks asi, mida me teeme. Ma ei tea, kas Marika Kose on teil juba ka räätsamatkadest midagi üldse rääkinud, aga tema ju koos mitme siis magistri või doktoritega teeb ka vastavaid katseid. Et Soomaal on need toimunud ikkagi mingi aastat 15 vähemalt. Esialgu me käisime rabas niisama kummikud jalas ja võib-olla pikk tokk käes, aga et kui siis alustati räätsamatkadega, selline firma nagu 360 vist oli võib-olla esimene, see turul tuli, siis hakkasime kõik kasutama. Ja erinevate nende kaitsekorralduskavade ja muude tegemisel on olnud pidevalt jutus, et mismoodi ja kuidas neid räätsamatkuist teha niimoodi, et mitte nagu liigselt nagu häirida loodust. Noh, rabade näitel põhiline teema on siis need maas pesitsevad linnud, kahlejad, erinevad siis kurvitsalised ja muud sarnased, kelle pesa ongi kuskil kõige märjemates rabaosades. Nii et siin sellel kaardil võite enam-vähem aimata, et need punased on siis niisugused suurema pesitsustihedusega ja ütleme sellised puised osad ja servaosad on suhteliselt turvalised selles mõttes, et seal käimine nagu neid maaspesitseid ei häirist, seal neid pesasid ka pole. Et Kuresoo raba, mis on Eesti suurim, seal on seda loendust ka tehtud ja see nagu andmed on meil päris nagu head linnumeestel. Et seal siis näha alates 2017. aastast, 18, 19, 20 ja 5 suve nüüd me oleme siis, ütleme pigem kevadet, oleme pidanud nii-öelda räätsapausi, kui rääkida, et millal siis see hooaeg on, siis hakkab nagu jaanipäevast ja tegelikult saab ju räätstel käia ka praegu novembris, väga huvitav on ja kui ka siis raba külmub ja kannab ilma räätsata, siis sellega poolest on teatud võib-olla pehmemad kohad, kus see rääts on abiks ja kui juba on rohkem lund, siis hakkab see efekt, et nagu lumeräätstel on, et ikkagi räätsaga käimine ka talvel lumises rabas on nagu mugavam enamasti kui siis ilma. Nii et see hooaeg meil siis lõpeb sellest hetkest, kui juba see pesitsus muutub intensiivseks, ehk siis poolest aprillist poole jaanipäevani on meil 2-kuune räätsamatkade paus. Ja see on ka siis ühe punktina siin, seda sisaldab üks punkt räätsamatkamise heas tavas. Neid punkte seal on palju rohkem ja see on siis ka siis see töö võib-olla, kui Marika pole teile veel rääkinud, siis ta kindlasti sellest teile räägib. Teisel kursusel nüüd juba on, aga võimalik, et esimese kursusel kuulavad esimest korda, aga saate guugeldades leiate üles, et meil see on ja mida see tähendab. Ja idee on siis seal selles just, et seda mitte ainult lindude häirimist, vaid ka tallamise koormust nagu vähendada, hajutada neid käimisi, siis neid vältida mingi liiga suuri gruppe ühes selles üksteise sabas ja mitte siis ka teha seda olemasolevate mingi laudradade vahetus läheduses ja need punkt on seal veel. Ja siis käis meil ka siis Haabja tõttu proua president, et vasakul pool on siis täpselt 10 aastat või natuke rohkem varem siin Algis on teinud selle pildi. Võib-olla sa meenutad ka, mis käik see üldse oli? On siin eelmine president, üle-eelmine president? President Toomas Hendrik Ilves, jah? See on sinu tehtud pilt. Ja, see oli siis, kui mul ei olnud isegi mingit, ainult seebikas oli mingisugune ja siis ma ühe pildi üldse tegingi, ühe klõpsu, lubati üks klõps teha. Küsisid ikka luba? Ja ma küsisin, aga mille poolest pilt on haruldane, et see on tehtud kõige kõrgema veeseisuga päeval, mis minu elus on olnud. Aasta 2010 oli võimsa mõjutus. President tabas märki, see on läbi ajaloo on ta küll 4. kohal,
teadaolevalt. Aga meie elus, sinu ja minu elus oli see kõige kõrgem veeseis Soomaal ja just siis president Ilves tuli. Ja siis me sõitsime Aabiaga nagu näha, siis me sõidame piki teed, sõidame nagu rohkem sõitsimegi tee peal, maantee peal, mis siis Soomaad läbib. Ja seal on, ja siis presidendi proua tõi ka leiba meile, et seda ma mäletan, mida ta ise küpsetas Härma talus. Igal juhul president Kaljulaid käis siis augustis ja seoses ka sellega, et see ühepulootsiku teema on nagu nüüd praegult üsna kuum ja samuti siis ka väikese intriigi tõttu, mille ma kutsusin esile, kuna mul oli üks võimalus kirjutada artikkel Eesti Loodusesse, see oli juba varem kokku lepitud, et niisugust artiklit ma võiksin teha, midagi loodusturismist. Ja õnneks siis toimus seal Toomas Kuke intervjuu vist kas eelmises üle-eelmises numbris, kus muulgas siis president rääkis, mida tema loodusturismi arvab ja et selles ei peitu Eesti edu. Ja siis ma sain juba pealkirjas nagu luua väikse konflikti, mis on ju meediale tavaliselt meeldib, et see oli võib-olla põhjus, miks tema siis ka kantselei töötajad panid mind nagu tähele ja selle visiidi ajal, mis oli vist siis 1,5 nädalat Pärnumaalt, siis ka see külastus aset leidis. Ja siis Europargist ma rääkisin ka, et põhimõtteliselt on see siis selline üle-euroopaline kaitselade võrgustik ja turismivõrgustik nendest kaitseladest, et see ei ole nagu puhtalt mingi looduskaitseorganisatsioon, vaid just turismiorganisatsioon looduskaitsealadel. Ja sellel on siis erinevad sektsioonid, et siin on näha siis Põhjala ja Baltimaade, ütleme siis Läänemere või Nordic Baltic sektsioon, et on siis ka mingi Vahemere sektsioon, siis Inglismaa ja Atlanti see piirkond seal, Kesk-Euroopa sektsioon ja kõik need sertifitseeritud pargid ja Eestis on siis neid nüüd 3. Matsalu sai selle juba nüüd teist korda, Lahemaa ja Soomaa esimest korda, et meil on nagu Eestis 3 Europargi sertifikaadiga parki. Nii et nende selline edasine koostöö, see käib nagu sektsiooni tasemel. Ja mis on siis plaanis on just, et juba äkki selle aasta lõpus toimub mingi väike piloot ja siis uuel aastal, et hakata sertifitseerima nende 3 rahvuspargi kohalikke turismiettevõtjad, nagu kohalike partnerite siis selline nagu sertifitseerimine, mis võimaldab nendele ettevõtetele siis paremini olla jällegi nähtav nende Europargi selle üle-euroopalise võrgustiku turunduses muulgas. Aga põhimõte on muidugi see, et jah, et jätkusuutliku turismi igasugused põhimõtted siis ettevõtted rakendavad, millest võiks ju omaette loengu pidada ja küllap teil ka sellel teemal loengud on, et hetkel ma siia midagi pikemalt ei räägi. Samamoodi siis sellest suurest justkui kordaminekust kaitsede päevaga loodusturismi ühingu eestvedamisel oli siis selline rahvusvahelise põlislooduse nädalamatkade sari, see oli siis oktoobris eelmine aasta. Ja meil siin ikkagi sügis ongi meil suhteliselt väikene koormus, ütleme oktoober-november on meil läbi aegade kõige tühjemad kuud, aga siin on üks mingi novembri grupp, kes näol on tegemist pigem siis nende välistudengitega, kes juba Eestis õpivad kuskil Erasmuse programmi raames. Et siin, esitlust ma tegin niimoodi, et ma kammisin need 2 aasta nagu mingid vood läbi ja siis meenus see, et me tegime seal samal novembrikuus koos Marika Kosega endale ka looduskiidi kutsetunnistused, nii et kutsun üles ka teil huvi tundma, kus kohas sellist asja teeb ja need, kes teist, ma arvan, et mõned ikkagi juba tegutsevad giidina. Ja siis ka mingi novembri ujutus on meil siin näha, eks ju. Aeg surub peale, et ega ma midagi siin pikemalt vist ei tahagi rääkida. Et jõuan juba siis talve peale, nii et algistelt on ka enne maininud, et võib-olla see sama koroona aja üleelamisel, ütleme, meie peaksime olema muidugi kõige rohkem ikkagi tänulikud sellele, et on selline, et oli selline siis talve moodi talv, erinevalt näiteks eelnevast talvest, kui
ka jõed ei jäätunud, eks ju, mis on tegelikult vägagi haruldane, siis nüüd oli ikkagi 3 kuud peaaegu sellist miinuskraade ja teine asi muidugi, et algis avastas ühe sellise uue jää lõpude koha, et kui seal varasemad pildid olid luhtadelt ja mäletate, siis see, et tuleb üleujutusluhale ja siis tuleb ka pakane, mis selle kaanetab, see on niisugune loterii ja seda näiteks mõni talv ei tulegi või ütleme siis see on selline asi, mis sõltub, eks ju, et kõigepealt peab olema mõjutus, siis antud juhul on siin tegemist sootaastamisalaga, kus pidevalt on vesi üleval, ehk siis, et on suletud kraavid paisudega. Soode taastamisest ka võib-olla praegu pikka juttu ei saa rääkida, aga põhimõte on siis selles, et omal ajal nagu kuivenduskraavid, mis tegelikult veerežiimi soodes rikuvad, need siis on nüüd on selline Euroopa poliitika, Eesti rakendab seda ja enamus nendest töödest tehaksegi mingit Euroopa rahadest ja näiteks Soomaal on nüüd kõik need 5 raba, mis meil on need enamus kraavidest on siis niimoodi paisudega suletud ja üks selline suurim, mis on siis Öördi rabas, seal mitte väga suur ei ole see jääala, aga on selline pidev üle õjutatud või üles paisutatud ala, nii et ka hetkel, kui peaks näiteks ikkagi miinusteks minema, nii et on juba mitu päeva ja ööd miinus või öösel ka mingi tugevam miinus, siis õige varsti sinna tekib mingi noor jää, mis lubab kelkude ja uiskudega pealminekut. Siin on see pilt eelmisest või üle-eelmisest suvest, kui algis testib seda kohta ja samas tol aastal seda õiget külma ei tulnudki, nii et me nagu 2019 me sinna peale ei jõudnud, aga nüüd 2020 siis juba selle detsembris, eks ju, või novembri lõpus juba nagu tekkis mingi esimene jää. Aga ma arvan, et nüüd on mul, võib-olla annan sulle ikka kelle korra sõna. Mulle, jah? No midagi rääkides paigast, siin on ka selline, siis et maante pealt saab siin meie kokku, saab selle kohtuda ja saab väikseid instruktsioonid ja siis saab minna selle kelgutamisse või uisutamisalale. Ma tahtsin öelda, et see päästis võib-olla meie ettevõtte selle koha leidmine, sest kui päris aus olla, siis eelmine aasta oli meil sissetuleku langus sisuliselt 2-kordne ja siis see aasta siis me oleme peaaegu sama heas seisus nagu enne koroonat, tänu sellele ühele kohale ainult. Et vanasti oli nii, et suvekäive oli ikkagi domineeriv 70% ja siis talvised ja muud tegevust 30%, et nüüd on siis tagurpidi sel aastal, kuna suvi paremaks ei läinud, suvi on nüüd 30% ja talv 70% koos kevadega. Ja see koht on fenomenaalne, jah, et see on Eestis unikaalne projekt, tegelikult unikaalne pidi olema terve Põhjamaade kohta, Põhjamaa ja Baltimaade kohta, et Hollandis ja mujal on ägedamaid projekte, aga jah, me oleme siis nagu pioneerid, et see on esimene katse siis uputada mets nii suurel alal, et selle tammi pikkus on sisuliselt 0,5 kilomeetrit ja ta on 1,5 meetrit kõrge. Ja selle taha kogunenud vesi, see metsaala, mis siis on ära uputatud, et selle suurus on ikka oma 30 hektarit, et üle kilomeetri pikk ja ta on küll kitsas riba, aga see on tõesti nagu Eesti kalleim, võiks öelda Eesti kalleim liuväli, mis on loodud, et linnades on neid ja asulates, aga see on siis kunstlikult tekitatud veekogu, et soo taastuks kiiremini ja see fenomen on selles, et seal siis ei võetud puid maha. Tavaliselt soo taastamisel võetakse puud maha. Ja seal neid maha ei võetud ja see tekitabki hästi huvitava tunde, et see on tegu nagu üleujutatud soomaa ikka. Lihtsalt, et see on nüüd pidevalt üleujutatud. Ainuke kahju on see, et suvel sinna ei pääse, sest ta on maantelt liiga kaugel, kilomeetri kaugusel, et paati sinna ei vea. Aga talvel on siis ideaalne koht, kuhu tulla uisutama või kelguga sõitma. Et see on kõigil avatud, et sinna saab tulla, nii et võikski lõppsõnaks öelda, et kohe-kohe detsembris tulevad külmad, nii et kellel uisud on, siis sinna sama alale võib tulla uiskudega sõitma või meid kelku laenutama. Nii et seal neid maha ei võetud ja see tekitabki hästi huvitava tunde, et see on tegu nagu üleujutatud soomaa ikka. Lihtsalt, et see on nüüd pidevalt üleujutatud. Ainuke kahju on see, et suvel sinna ei pääse, sest ta on maantelt liiga kaugel, kilomeetri kaugusel, et paati sinna ei vea. Aga talvel on siis ideaalne koht, kuhu tulla uisutama või kelguga sõitma. Et see on kõigil avatud, et sinna saab tulla, nii et võikski lõppsõnaks öelda,
et kohe-kohe detsembris tulevad külmad, nii et kellel uisud on, siis sinna sama alale võib tulla uiskudega sõitma või meid kelku laenutama. Nii et... Aga jah, selle ala nagu leidmine kaardil või koha peal. No ma käisin ühes loengus, seal lihtsalt näidati droonivideot, ega muidu poleks teada saanud, et projekti kokkuvõtteks, et kuidas soo taastamine edeneb ja siis ma vaatasin, et uskumatu, et see on ju suur mets ja kõik on vee all, et see näeb välja nagu üleüldse, et ma pean sinna saama ja siis samal sügisel ma käisin paadiga, aga siis jah, talvel ei külmunud. Ja siis õnneks nüüd just koroona ajal, kui oli vaja lisasissetulekut või kuidagi olukorda päästa, siis see jää sinna eelmine detsember tuli ja see on vägev koht, see on Soomaa kõige ägedam koht praegu vähemalt hetkel. Jah, siin see pilt on veel lihtsalt sama rabast ja räätsamatkad, et ütleme, kui on nagu korralik talv, siis loomulikult saab ka rohkem teha neid matku rabades. Ja sarnaselt siis veel nüüd kolmas kampaania, mis siin Loodusturismi Ühing tegi, oli seoses Ramsari 50. aastapäevaga ehk siis veebruaris need matkad, mis on talvel. Et see kõik juhtus siis sel ajal, kui Eesti jõudis nagu maailma parimaks või Euroopa parimaks nagu. Maailma? Jah, et õnneks nagu meie puhul jah, siis sellist välitegevusi ei ole ahistatud. Ja nii nagu ka eelmisel koroona kevadel, siis ka nüüd uuel aastal meil jälle, eks ju, 2+2, sest kevad oli nagu reeglid oli karmid, eks ju, ja ma tõin siia liialt võrdluseks ka need Wikipeedias need mingid nagu proportsioonid, et selle esimesel aastal meil muidugi nagu võrreldes selle teise aastaga nagu tegelikult neid nakatunud nagu poltki, aga sel ajal jälle keegi midagi ka suurt ei teadnud, mis endast nagu kujutab või et see hirmul olid suured silmad. Ja noh, hetkel ka numbrid lähevad ju uuesti alla ja meil on muidugi jah, see oktoober-november ongi suhteliselt tõre, nii et mis nagu on nüüd võtme küsimus ongi see, et milline tuleb talv, et ja tegelikult ei olegi mingit muud küsimust siin ka, et kas tuleb külma, millal tuleb külma ja et seda külma võiks tulla ikkagi niimoodi kohe korraga ikkagi rohkem, mitte ainult pisikesed. Sellel kevadel ka siis, ma siin eespool võib-olla mainisin, et päris palju on ju Soomaad kajastatud välismeedias ja selle kevadine kajastus BBC Travelis oli vast isegi läbi aegade kõige selline võib-olla nagu mõjukamas kohas, kus juures mees siis ei tulnudki kohale, vaid tegi meiega samamoodi Zoomi kõne ja kasutas võimalust, et sai Algise käest kuulda, eks ju, selle ülejutuse ja selle asja, minu käest siis ka mingid muud turismi nagu infot ja erinevad fotod ja et iseenesest muidugi huvitav, et ilma kohale tulemata selline oluline artikkel. Ja siis ma tõin siin sellest suvest liialt ühe pildi, kus ma ise olin ka giid ja need on siis, tegu on siin hispaanlastega. Minu ealised, pigem isegi võib-olla 5 aastat vanemad mõned on ju. Enda siis mikrobussiga tulid sealt samast teele, sealt kuskilt Madridi kandist ja siis tiirutasid ringi siin, tulid, eks ju, sisse üle Taani Rootsi, nii et Rootsis nad juba imestasid, et maski kandnud on ja sinna maal nad olid ju kõik näinud Euroopat, kus olid ka suvel ikkagi suuremad piirangud. Ja siis nad tulid siit üle ja tegid siis Soomal selle ühe matkapäeva ja põhimõtteliselt nad on nagu, võiks öelda, et meie nagu ka need tulevased kliendid, et meil on alati hea meel, kui 2 inimest tuleb, aga palju parem on, kui nad on näiteks siin 7-kesi, sest et see on eks ju nagu tulusam lihtsalt sellisel matkaettevõttele. Siis pigem on sellisel generatsioonil ka, eks ju, tulles sellest elust, mis meil oli, on nendele nagu rahalisi võimalusi, et ma ei ole üldse nii kindel, et kõik tulevikus saavad oma seda reisimist lubada ja et nad on nagu ka harjunud reisimast, et nad selle pundiga nad on käinud igal aastal mingil reisil, näiteks Karjalas Venemaal olid ka käinud oma autoga või see bussiga, mis tundus täitsa huvitav. Ja
kogu see suhtlus muidugi ees ka meil läbi neti, sealt nad meid leidsid, seal nad TripAdvisorisse pärast jätsid positiivse tagasiside, kus järgmised sellist asja lähevad. Ja ma arvan, et ka selline turg, et ütleme siis hispaanlased, prantslased, väga suured Euroopa riigid, Šveitslastest juba juttu, neid polegi nii palju, aga just, et need samad Kesk-Euroopa inimesed on need, kes on võib-olla siis mitte kogu Eesti loodustukis, mis nii olulised, aga igal meile palju olulisemad kui soomlased või rootslased või siit need Skandinaavia inimesed. Ja selge see, et ega me ju tegelikult ootame kõiki, aga et see on nagu see suund, kus on nagu suur potentsiaal ja mille jaoks ka tegelikult kogu see Europargi võrgustik ja see sertifitseerimise süsteem seal nagu on hästi toetav. Kuulge, aga meil on nüüd, ma vaatan siin paar minutit, et nagu siis on nagu 1-2 minutit, et nagu ega te ei ole tahtnud midagi küsida ka, aga ega nüüd on see võimalus, kus need minutit kasutada, et algiselt midagi küsida või minut küsida. Väga konkreetselt võite küsida võib kõik nagu. Ja Marika Kosele ma teen mõned screenshotid ka, et siis ta teab, kes on kohal olnud, loengut kuulanud vähemalt. Jääb, Maanu Saavik ütleb, et ta oli tööta vist Mikker, aga Maanus, kui sul on, ma olen nüüd loen, näed seda chati ka, võid chatis ka küsida, ma saan siit, tahtsin küsida, kuidas on Rootsiga. Tähendab, Rootsi käib meil ikkagi ülivähe, et see on küll lähedal olev turg. Teine asi just on see, et ma ise olen Rootsis elanud aasta, koolis käinud kunagi noorest peast, et ma olen aeg-ajalt jälle mõelnud, et peaks midagi spetsiaalselt tegema, seda enam kui oskad keelt, et siis võiks ju midagi teha, kas või mingi erandi, aga üldiselt rootslased käibki Eesti loodus vähe. Norralasi ja taanlasi ka käib vähe. Küllap on see, et ikkagi see Rootsi loodus on neil omal ka sedavõrd nagu puutumatu ja ta on nii palju ja neid rootslasi on nii vähe, neil on omal kodus just olemas kõik see metsad ja need kanuu ja süstaveed. Et selge see, et need, kes siin käivad, nad on tegelikult alati hästi rahul ja nad ütlevadki samamoodi ka need soomlased, kes käivad Soomaal, ütlevad, et oi, aga siukseid jõgesid, selliseid lammimetsasid, selliseid asju Soomes ju pole ja ei olegi selliseid maastikke. Et siin on meil ka nagu potentsiaali muidugi, et paremini nagu turundada. Aga just, et eks see natuke ka laiskus, et kui sakslasi käib ja šveitslasi ja hollandlasi ja belglasi, siis ja sellega nagu rahul olla ja nendega jätkata on lihtne, eks ju. Soome on praegu, mul on siin. Aga just, kui sa saad koroona-eelsed lahti, et ütleme praegult on natuke see. Soome on see aasta 15. kohal alles. Aga enne koroonat? Aga eelmine aasta oli ta siiski ju 4. kohal. Aga enne koroonat 19 oli Soome suisa 3. kohal, peale sakslasi kohe teine. Soomlasi ikka, aga rootslasi jah ei ole. Rootslased on meil üliarvad. Rootlasi ma isegi ei leia üles, kui kaugel nad on. Nad on siin ikkagi nimekirja lõpus kogu aeg olnud, et rootslasi ei ole. Soomlased on kogu aeg seal esikümnes vähemalt. Nad on pigem isegi 2018 on ka täitsa, 2018 on jälle nad tagapool, aga nad on siin esikuues reeglina ikkagi. Ma arvan, Maanus, et see on see asi, et ega rootslased ikkagi ülivähe üldse teavad, mis Eestis on. Et kuidagi on see niisugune tegemata töö praegu meie poolt siis. No ka Tallinn või muu Eesti statistika, kuidas seal on? Rootsi on vähe. Aha. Et laevareised on, aga nad ei jõua kuskile enamus. Nad käivad muidugi ilmselt seal samas Haapsalus ja Noa-Rootsi kant, kellel on mingisugused sidemed või seosed, aga neid on ju käputäiseks, kes on rannarootslastega seotud. Ilmselgelt on ikkagi juhtpositsioonil kas Läti või siis Šveits, kui võtta neid suhtarvu riiki ja külastajate arvu, mitte Saksamaa. Et Saksamaa võib esimene olla, aga kui võtta riigi suurust nagu Šveitsi rahvaarvu, siis on ikka väga kõrgel kohal kogu aeg. Ja lätlased viimasel ajal, jah. Läti ja Šveits on meie külastajad põhiliselt välisriikidest. Klaar, aga siis aitäh kuulamast ja aitäh Algis, et sa niimoodi 5 minutit enne loengut, kui ma sulle helistasin, ka ikka haakesid. Mul oli palju lihtsam seda teha nüüd. Jaa, aitäh sulle ka kutsuma. Nägemist.